tervist! Meie oleme külalised Kihnu saare pealt Eestist. Ja Kihnu on siis tõesti selline koht, kus naised igapäevaselt ka rasket tööd tehes kannavad rahvarõivast. Et kõige rohkem on selliseid punaseid körte. Vaat punane on rõõmu värv ja neid kannavad ka pisikesed tüdrukud. Näete, siin on tüdruk ka. Ja rahvarõiva valmistamine on täiesti valdav. Ei ole nii, et mõned meistrid teevad, vaid iga Kihnu naine oskab omale kördi kududa. Aga kui on õnnetus ja surm peres, siis võetakse hoopis musta värvi kört. See on siis päris leinariie. Aga kui lein natuke kaugemale läheb, siis kootakse selline kört, kus on juba sinist ja kollast natukene. Aga kördi järgi valitakse kindlasti siis põll, see on abielu, naise tunnus. Ja peab ka olema sinine jakk ja samuti sinine rätik. Aga kui lein nüüd kaugemale läheb ja elurõõmu juurde tuleb, siis on järgmine kört. Seda nimetatakse poolpunaseks. Siin on nii tumedat kui punast juba üsna palju. Jälle sobivas toonis põll, sobivas toonis jakk ja sobivas toonis rätik käivad kõik kokku. Ja jõuamegi selle punase juurde, mis on siis elurõõmu värv ja kõige rohkem on punaseid körte, aga siis tumedamaid on ühel naisel vähem. Aga 20 körti on kindlasti igal Kihnu naisel olemas. Aga siin on veel väga pidulikuks puhuks nüüd, et need ei ole igapäevases kasutuses enam. On abielu naise tunnus tanu, tikitud käsitsi ja käised. Neid kasutatakse siis pidulikul puhul, mitte enam kodus igapäevaselt. Ja võrreldes naistega on Kihnu mehed üsna vaesed rahvarõiva mõttes. Neil on siis säilinud meeste troi ehk kampsun, müts ja kapõtad ehk sokid. Vaat sellised on meeste sokid siis. Need on igapäevases kasutuses. Ja väga laialdaselt kootakse kindaid, on olemas kõigil vööd peal ja sukad on ka kõigil olemas. Aga sukki kantakse tänapäeval siis ainult vanemas põlvkonnas igapäevaselt. Mitte noored enam neid igapäevaselt ei kanna, vaid noored kannavad siis neid selliseid sokke, mis on järglased suurtele sukkadele. Aga meie peame oma rahvarõiva ja keele olemasolu vanast ajast siis üheks kõige tähtsamaks ressursiks tänaselgi päeval. Et kui enne oli merega eraldatus, mis aitas seda säilitada, siis nüüd püütakse teadlikult seda kõike hoida, seda lastele õpetada nii kodus kui koolis.